Põhja-Londonis Bishop Avenue'il teame, et uus kõrgeim juht Mojtaba Khamenei omab mitut kinnistut. Kujutage ette, et hüüate Teheranis surm Iisraelile, kuid teil on salaja luksuskorterid Iisraeli saatkonna kõrval Londonis. Kõlab hullumeelselt, eks? Aga nii elabki Mojtaba Khamenei, Iraani endise kõrgeima juhi poeg. See pole vaid silmakirjalikkus ega liialdus. See näitab, kuidas Iraani varastatud miljardid suunatakse globaalsete impeeriumite rajamisse, samal ajal kui tavalised iraanlased vaevlevad. Täna avaldame, kuidas Mojtaba lõi salajase kinnisvara impeeriumi, mille väärtus on üle 3 miljardi dollari. Jälgime sündmusi, uurime skeeme ja näitame Iraanis makstavat inimlikku hinda. Aga kõigepealt, kes on Mojtaba Khamenei ja kuidas sai vaiksest vaimulikust ülemaailmne kinnisvaramagnaat? Ta sündis 1969 aastal Teheranis ja on Ali Khamenei teine poeg, kes valitses Iraani 1989 kuni 2026. Mojtaba erines teistest poliitilistest pärijatest, vältides kaameraid ja intervjuusid ning hoides elu varjatuna. Enamik iraanlasi teadis teda vaid kõrgeima juhi varjulise pojana ja tema nimi oli Iraanist väljaspool tundmatu. Siiski räägiti tema mõjust pidevalt. Nagu paljud Iraani valitsejad, õppis Mojtaba ususeminarides, mis pole vaid palvetamiskohad, vaid ka võimukeskused. Õpilased loovad eluaegseid sidemeid vaimulike, poliitikute ja julgeolekuametnikega, kes kõik kujundavad islamirežiimi. Mojtaba aeg seminarides andis talle juurdepääsu võrgustikele, mis ulatusid sügavale riigi sisemusse. Tema sidemed laienesid ka islamirevolutsiooni kaardiväkke ehk IRGC-sse. IRGC on lisaks sõjalisele jõule ka ärimpeerium. See juhib ehitusfirmasid, telekomiettevõtteid, laevaliine ja energiaprojekte, kontrollib salakaubatleid ning omab panku. Kaardiväe toetus annab raha, kaitset ja mõju. Analüütikute arvates on Mojtaba loonud tihedad sidemed IRGC juhtidega. See andis talle väidetavalt mõjuvõimu ka väljaspool klassiruumi. 2000-ndate lõpuks peeti Mojtabat juba varjatud tegutsejaks. Tegelikult 2009. aasta rohelise liikumise ajal, kui miljonid iraanlased protestisid vaidustatud valimistulemuste vastu, viitasid teated sellele, et Mojtaba aitas mahasurumist koordineerida. Tuhanded arreteeriti ja ülestõus suruti maha. Kuigi tema rolli ei kinnitatud, arvati, et Mojtaba juhtis sündmusi kulisside taga. 56-aastaselt on Mojtaba Khamenei nüüd karmiliiniline poliitik salatsemise mainega. USA kehtestas talle 2019. aastal sanktsioonid inimõiguste rikkumise eest seoses protestide mahasurumisega. Ta ilmub harva avalikkuse ette ja jäi varjatuks ka pärast isa hukkumist täppislöögis. Algul räägiti, et ta sai plahvatuses vigastada. Mõne päevaga nimetas ekspertide kogu, keda toetasid IRGC lojaalsusvanded, ta uueks kõrgeimaks juhiks. Juhtunu mõistmiseks tuleb vaadata lööki. 28. veebruaril alustasid USA ja Iisraeli hävitajad rünnakud, mida tuntakse Ramadani sõja avapaugu nime all. Sihtmärgiks oli Ali Khamenei residents Põhjal Teheranis. Löök oli laastav ja Khamenei hukkus koha peal. Koos temaga hukkusid ka IRGC komandöör Amir Nazir Zadeh ja Mohammad Bakpour. Plahvatuses said kannatada Mojtaba sugulased. Katastroofi ulatuse tõttu viivitas Iraani riigimeedia kinnitusega mitu päeva. Nad tunnistasid lõpuks, et ülemjuht on surnud. Rünnak tekitas ootamatu võimuvaakumi ja Iraani juhtkond hävitati ühe ööga. IRGC, raputatud, kuid terve, tegutses kiiresti, et kaost ära hoida. Mojtaba oli ainus tõsiseltvõetav pärija, hoolimata vigastuse kuulujuttudest. Tal oli õige päritolu, vaimulik haridus ja kaardiväe usaldus. Komandöörid kogunesid tema ümber, nähes tema pärimist USA ja Iisraeli vastuhakuna. 9. märtsil kogunes ekspertide kogu eriolukorras. Vanemvaimulike kogu valib ülemjuhi. Teoorias vaevad nad kandidaate. Tegelikkuses on IRGC mõju otsustav. Mojtaba nimetati kaardiväe toetusel ülemjuhiks. Otsust esitleti kui ühtsuse märki, kuid paljud iraanlased nägid selles päriliku võimu üleandmist, tõestust, et süsteemist oli saanud perekondlik dünastia. See arusaam toob kaasa tõsised poliitilised tagajärjed. Islamivabariik loodi pärast 1979. aasta revolutsiooni, et lükata tagasi monarhia ja pärilik võim. Võim pidi põhinema usul ja revolutsioonilisel legitiimsusel, mitte päritolul.
Kui juhtimine liigub isalt pojale, väidavad kriitikud, et see meenutab dünastilist süsteemi, mida revolutsioon lubas asendada. Iraanis on see võrdlus plahvatusohtlik. Paljud vanemad iraanlased mäletavad šahi kukutamist pärast aastaid kestnud avaliku viha, korruptsiooni ja ebavõrdsuse vastu. Mõte riigi triivimisest teise dünastia poole on muutunud poliitilises süsteemis üheks tundlikumaks teemaks. Tema tõus toimub kriisi ajal. Teherani pommitatakse iga päev, jättes linna räsituks ja vapustatud. Nafta hinnad on ööga tõusnud 20%, kergitades gaasihindu ja raputades majandusi üle maailma. Tavalised iraanlased puutuvad kokku külmutatud kontode, tühjade riiulite ja laguneva taristuga. Pered varjuvad keldritesse raketirünnakute ajal. Samal ajal toimetab eliit vaikselt oma varandused välismaale. Mojtaba vaikus suurendab ebakindlust. Inimesed arutavad, kas ta sai vigastada rünnakus, mis tappis isa, kas ta leinab salaja või väldib avalikkust. Iga vastuseta küsimus suurendab spekulatsioone. Pingelises riigis räägib see vaikus valjemini kui ükskõik milline tema kõne. Kriisi ajal ei saa Mojtaba varjatud varanduse ulatust enam ignoreerida. Varandus loodi välismaal kõigile nähtavalt. Irooniline, et mees, kes kodumaal ohverdusi ja vastupanu nõuab, elab ise välismaal kuningana. Aastaid on uurijad jälginud luksuslikke kinnisvaraobjekte üle kogu maailma, mis kõik on peidetud tema võrgustikuga seotud offshore-ettevõtete taha. Tema impeeriumi väärtus on hinnanguliselt miljardites, mis erineb oluliselt tavaliste iraanlaste raskustest. Silmakirjalikkus on ilmne. See juht, kes jutlustab vastupanust Teherani punkrites, omab Londoni parimates piirkondades kortereid. Revolutsioonikaardiväe majandustegevusega kursis oleva allika sõnul viidi viimase 48 tunni jooksul Iraanist välja umbes $1,5 miljardit. Mitte pankade kaudu, vaid krüptovaluuta abil ühte kindlasse sihtkohta, Dubaisse. Huvitaval kombel ei sattunud London Mojtaba Khamenei loosse juhuslikult. Aastate jooksul on London vaikselt muutunud üheks maailma suurimaks välismaise rikkuse parkimisplatsiks. Uurijad kutsuvad seda poliitilise eliidi ülemaailmseks rahapesulaks. Venemaa oligarhid, Kesk-Aasia ametnikud ja Lähis-Ida ärimagnaadid on kõik oma raha linna kinnisvaraturule paigutanud. Põhjus on lihtne. Kinnisvaraseadused võimaldavad välismaal registreeritud ettevõtetel osta kodusid ilma tegelike omanike avalikustamata. See tähendab, et Kariibi mere piirkonnast pärit riiulifirma võib osta Londoni mõisa ning selle ettevõtte tegelik omanik jääb varjatuks. Seaduse lünk muutis osa linnast tänavateks tühjade mõisatega, mis kuuluvad anonüümsetele ettevõtetele. Uurijad avastasid Mojtaba Khameneiga seotud kinnisvara uurides, et tema võrgustik kasutas sama süsteemi, kuid erinevus seisnes poliitilises sümboolikas. Need polnud tavalised välisinvestorid. See oli ühe tuntud läänevastase juhi perekond, kes salaja kogus varandust Suurbritannias. Mis tegi Mojtaba jälje ebatavaliseks, oli see, kui hoolikalt see oli varjatud. Ükski kinnisvara ei ole registreeritud Mojtaba nimele. Need varad liiguvad mitme ettevõtte kaudu, mis on loodud offshore-keskustes nagu Küpros ja Manisaar. Paberil pole need firmad omavahel seotud. Tegelikkuses moodustavad need ahela, mis teeb peaaegu võimatuks näha, kes tegelikult ostude taga on. Selline struktuur võimaldab Mojtabal kontrollida kõrge väärtusega varasid, jäädes samal ajal ametlikes dokumentides nähtamatuks. Selle saladuse ümber kerkib alati esile üks usaldusväärne vahendaja. Iraani ärimees Ali Ansari ilmub korduvalt kinnisvaradokumentides, ettevõtte registrites ja finantstehingutes. Ta tegeleb tehingute nähtava poolega, allkirjastab dokumente, juhib ettevõtteid ja tegutseb mitme vara seadusliku omanikuna. Uurijad usuvad aga, et tegelik võim selle võrgustiku taga on Mojtaba käes. Selline korraldus loob kaitsekihi. Kui peaks tekkima küsimusi, viitavad dokumendid kellelegi teisele. London on selge näide impeeriumi julgusest. Uurijad nimetasid 2 luksuskorterit Kensington Palace Gardensis, linna ühel eksklusiivseimal tänaval. Need on 50 meetri kaugusel Iisraeli saatkonnast, vaade 6. ja 7. korruselt. 2014. ja 16. aastal 35 miljoni naela eest ostetud korterid on nüüd väärt umbes 50 miljonit või rohkem. Asukoht tekitab tõsiseid julgeolekumuresid. Teema on päevakorras pärast väidetavate Iraani agentide arreteerimist Suurbritannias, keda süüdistati rünnakute kavandamises seal. Asukoht tekitab küsimusi, kuid need korterid on vaid Londoni kinnisvara jäämäe tipp. Võrgustik hõlmab üle posina kinnistu üle linna, sealhulgas vähemalt 11 mõisat Bishops Avenue'l, mida kutsutakse miljardääride tänavaks. Paljud neist kodudest seisavad tühjana kõrgete väravate taga, olles peidetud rikkuse sümbolid. Ühendkuningriigi varad ulatuvad hinnanguliselt üle 100 miljoni naela, kuid kinnisvara väärtuse tõttu võib see olla ligi 200 miljonit. Sama muster on kogu Euroopas.
Hilton Frankfurt Gravenbrücki 5-tärni hotell lennujaama lähedal ja luksuskuurort Mallorcal. Uurijad on leidnud seoseid Saare golfiväljaku, Austria suusakuurordi ja Saksamaa kaubanduskeskusega. Finantsuurimised näitavad, et selle võrgustiku Euroopa osa väärtus on ligi 400 miljonit eurot. Londoni varjatud kontode ja kaugemate varadega ületab impeeriumi väärtus viimaste lekete järgi $3 miljardit. Summa hõlmab kinnisvara ja Šveitsi pangakontosid sadade miljonitega, mida liigutati Liechtensteini kaudu varjamiseks. Madridis lisas võrgustik luksuskortereid ja bürootorne väärtusega 10 miljoneid. Need sulanduvad Hispaania õitsevasse kinnisvaraturgu nagu iga teinegi investor, kuid sellega asi ei piirdu. Pangandusühendused on ka Süürias, Venezuelas ja Aafrikas. Vahendid seisavad kohalikus pangas, jäädes regulaatorite käeulatusest välja. Maade hõivamine toimub ka kodumaal. Iraanis on Mojtaba hõivanud suuri maa-alasid Mashhadi lähedal. Ta on muutnud avalikud väljad eravaldusteks, mis on väikeste naabruskondade suurused. Seetõttu tunnevadki lääne pealinnad survet. Poliitikud arutavad, kas sanktsioneeritud naftarahaga seotud varad tuleks puutumata jätta. Põhjendus on selge. Kui uurijad paljastavad ostuvõrgustikud ja valitsused külmutavad või konfiskeerivad varad, on Iraani eliidil raskem rikkust Iraanist välja viia ja välismaal hoiustada. Mojtaba puhul tähendaks nende varade äralõikamine otsest lööki režiimi rahavoole. Olgu, kui sa pärast seda ikka veel mäletad, et Mojtabal on $3 miljardit kinnisvaras, samal ajal kui iraanlased arvavad, millal tuled süttivad. On selge, et soovid sisukaid lugusid. Pane videole like telekanal, et uut videot mitte maha magada. Geopoliitilised varjud muutuvad tumedamaks. Lähme edasi. Kontrast selle seletamatu tohutu rikkuse ja tema valitsetavate inimeste elutingimuste vahel on meeletu. Ja, Mojtaba välismaise varanduse ja Iraani elu vahel on tohutu erinevus. Peredel kodumaal on raskusi hüppeliselt kasvava inflatsiooni, külmutatud säästude ja pidevate puudustega. Samal ajal liigub mees, kes nüüd istub võimustruktuuri tipus läbi Dubai villade, Mallorca kuurortide ja Frankfurdi hotellide. See pole lihtsalt rikkus. See on rikkus, mis on talletatud mõnedel kõige eksklusiivsematel turgudel, kaugel eemal nende inimeste igapäevastest raskustest, keda ta valitseb. Selline ebavõrdsus on silmatorkav ja poliitiliselt ohtlik. Lääne luureametnikud kardavad, et salajaste võrgustike kaudu ostetud kinnisvara võib lisaks rahalisele kasule täita muid eesmärke. Luksuslikud kodud ja hotellid pakuvad vaikseid kohtumispaiku ja ajutisi varjupaiku ning võivad olla logistilised keskused reisivatele äripartneritele ja poliitilistele liitlastele. Uurijad ei süüdista Mojtaba Khamenei võrgustiku kinnisvara kasutamises sellisel viisil, kuid julgeolekueksperdid ütlevad, et varjatud omandus raskendab järelevalvet. Kui võimud ei tea, kes hoonet kontrollib, ei saa nad selle kasutust hõlpsasti jälgida. See on pannud mitmed valitsused viimastel aastatel kinnisvara omandi reegleid karmistama. Arutelu keskendub nüüd läbipaistvusele ja turvalisusele suurtes maailmalinnades, mitte ainult korruptsioonile või varjatud rikkusele. Selle kinnisvara sihikule võtmine teeks enamat, kui valmistaks Mojtabale piinlikkust. See tabaks otse rahalisi eluliine, mis kaitsevad valitsevat ringkonda kaose eest, mida tavalised iraanlased peavad taluma. Tühjad häärberid Londonis ja villad Dubais pole vaid silmakirjalikkuse sümbolid, vaid režiimi varakambrid, millele juurdepääsu katkestamine tabab võimu artereid. Surve suureneb, kuna poliitikakujundajad näevad selles üht vähestest tõhusatest hoobadest. Naftekspordi sanktsioonidest on aastaid mööda hiilitud, kuid kinnisvara Londonis, Frankfurdis või Dubais on raskem varjata. Külmutamine toob läbipaistvuse, paljastab varjatud võrgustikud ja näitab, et salajane rikkus ei saa enam varjuda. Nüüd, kui Mojtaba on ametlikult nimetatud kõrgeimaks juhiks, on panused kõrgemad kui kunagi varem. Tema varjatud rikkus ei ole enam lihtsalt skandaal, see on relv. See rahastab liitu Venemaaga, toetab Iraani julgeolekuriiki ja kaitseb eliiti kaose eest, mida rahvas talub. Küsimus pole enam, kas Mojtaba omab neid kinnisvaraobjekte. Põhiküsimus on, kas maailm tegutseb. Selleks külmutatakse varasid, paljastatakse võrgustikke ja suletakse diktatuure toetavaid kanaleid. See viid meid tähtsaima küsimuseni. Kust tuli raha maailma parima kinnisvara ostuks? Vastamiseks tuleb uurida Iraani majanduse tegelikku toimimist, mitte vaid teooriat. Iraanil on ühed maailma suurimad naftavarud. Naftamüük on aastakümneid olnud valitsuse peamine tuluallikas, tuues headel aastatel sisse $10 miljardeid. Enamikus riikides liigub see raha riigieelarve kaudu, mida parlament ja riigikontrolöörid jälgivad. Iraanis on süsteem erinev.
Naftatulud liiguvad tihti võimsate institutsioonide kaudu, mida avalikkus vähe kontrollib. Üks mõjukamaid neist on Iraani revolutsiooniline kaardivägi, IRGC. Pärast 1979. aasta revolutsiooni on see sõjaväeline jõud laienenud ka väljapoole kaitset. Kaardivägi on täna tihedalt seotud majandussektoritega. Sellega seotud ettevõtted haldavad ehitusprojekte, energeetikat, telekommunikatsiooni, laevandust ja suuri infrastruktuurilepinguid. Kui kaardiväega seotud firmad saavad riiklikke projekte, kaob piir riigi raha ja erarikastumise vahel. Satad on võimukeskusele lähedal asuv asutus, mis loodi pärast revolutsiooni hüljatud varade haldamiseks, kuid kasvas tohutuks finantsvõrgustikuks. Satad omab nüüd osalusi pankades, farmaatsia, telekommunikatsioonifirmades ja kinnisvaraportfellides. Satad ei allu parlamendile, vaid otse ülemjuhile, erinevalt valitsusministeeriumitest. See struktuur võimaldab suurt rikkuse liikumist vähese järelevalvega. Iraani majandus on aastaid olnud rahvusvaheliste sanktsioonide surve all. Need on suunatud peamiselt pangandussektorile ja nafta ekspordile tavakanalite kaudu, kuid sanktsioonid ei peata kaubandust, vaid viivad selle varju. Iraan lõi ühe maailma keerukaima sanktsioonidest kõrvalehoidmise süsteemi, kasutades sageli lihtsaid meetodeid. Naftatankerid võivad tiheda liiklusega laevateedel oma jälgimissüsteemid välja lülitada ja toornaftat merel laevade vahel ümber laadida, mis raskendab päritolu jälgimist. Fondiettevõtted tekivad kaugetes riikides, vahetavad tihti nime või omanikku ning teevad paberijäljed segaseks, raskendades regulaatoritel raha jälgimist. Revolutsioonilise kaardiväega seotud võrgustikud mängivad nende operatsioonide juhtimisel suurt rolli. Eesmärk on lihtne. Hoida naftaraha liikumises ka siis, kui ametlik eksport on piiratud. Kui need vahendid jõuavad kaudsete kanalite kaudu rahvusvahelistesse pankadesse, võivad need liikuda peaaegu kõikjale. Kinnisvara muutub üheks turvalisemaks kohaks selle hoiustamiseks. Luksuskorter või villa võimaldab naftatulud muuta pikaajalisteks varadeks, mida kaitsevad välismaised seadused. Iraani majandusteadlaste sõnul lahkub riigist igal aastal kümneid miljardeid dollareid finantskanalite kaudu. Osa vahenditest toetab kaubanduste liitlasi piirkonnas, kuid suur osa jõuab ülemaailmsetele kinnisvaraturgudele. Offshore-firmad ja saladuskattega jurisdiktsioonid raskendavad omandi jälgimist. Dokumentide, ettevõtete ja finantsandmete võrdlusel märkasid uurijad midagi tähelepanuväärset. Mojtaba Khamenei kinnisvarastruktuur järgib sama mustrit, seetõttu on oluline raha päritolu. Mojtaba jõukus saab alguse Iraani naftatööstusest ja liigub edasi läbi mõjuvõimsate institutsioonide ning varjatud finantsteede. See väljendub luksusvaradena maailma kalleimates linnades. Mojtaba Khamenei impeerium pole lihtsalt hoonete kogum. See peegeldab süsteemi, kus riiklikud ressursid muutuvad vaikselt eravaranduseks. Kogu riigi toetamiseks mõeldud naftatulud suunatakse välismaa kinnisvarasse, samal ajal kui kodumaine majandus on surve all. See kontrast toobki loole tähelepanu. See kontrast põhjustas viha, mis paiskus tänavatele 2022. aastal pärast Mahsa Amini surma. Tema vahistamine Iraani moraalipolitsei poolt sütitas üle riigi ulatuvad protestid, mis kasvasid kiiresti algsest juhtumist palju suuremaks. Inimesed tulid tänavatele mitte ainult selleks, et nõuda talle õiglust, vaid ka selleks, et väljendada aastate pikkust pahameelt korruptsiooni, ebavõrdsuse ja majanduslike raskuste üle. Pered, kellel on raskusi toimetulemisega, tunnevad Londoni luksuskorteritest kuuldes vaid suuremat ebaõiglust. Nüüd, aastal 2026, on pinged kasvanud. Pärast nädalaid kestnud kohalikke proteste aasta alguses on piirkonnas puhkenud konflikt toonud kaasa õhurünnakud ja kaose. Need on suunatud IRGC rajatistele, kahjustades süsteemi ülalpidavat majandusvõrgustikku. Iraan vastas, rünnates Pärsia lahe energiarajatisi. See on tõstnud toornafta hinda paari päevaga umbes 25%. See tähendab, et autojuhid Johannesburgist New Yorgini kogevad hinnatõusu, mis näitab Iraani ebastabiilsuse mõju kogu maailmale. Majanduslik surve kasvab, pangad piiravad väljavõtteid, poed on pooltühjad ja inflatsioon muudab esmatarbekaubad kättesaamatuks. Paljudes linnades kestavad elektrikatkestused nüüd 8 tundi päevas, jättes pered pimedusse istuma. Lapsed üritavad kodutöid teha ühe küünla või tühjeneva telefoniekraani valguses. Kui tuled taas põlevad, mõtlevad vanemad, kaua nad suudavad kasvavaid arveid maksta. Toidupoes käimine nõuab hoolikat arvutamist ja leivajärjekorrad on pikemad. Pered söövad vähem, et raha kokku hoida ning meeleavaldused on taas tänavatel. Seekord on Mahsa Amini mälestus protestijate sõnul seotud vihaga eliidi vastu, kes viib riigist rikkust välja. Pärast Mojtaba Khamenei ülemjuhiks saamist on lõhe nähtavam. IRGC kinnitas avalikult lojaalsust uuele juhtkonnale.
Samas nõuavad aktivistid ja Iraani diaspora karmimaid meetmeid valitsejate finantsvõrgustike vastu. Järjest enam keskendutakse vahendajatele, nagu ärimees Ali Ansari, kes haldavad Mojtaba võrgustikega seotud ettevõtteid ja kinnisvaratehinguid. Arutelu keskendub nüüd valitsuste võimalustele. Mõned leiavad, et sanktsioonid peaksid hõlmama rahvusvahelisi kinnisvaraturge. Riiulifirmad maksuparadiisides vajavad rangemat järelevalvet ja läbipaistvamaid omandiõiguse reegleid. Kriitikud hoiatavad, et siseringi liikmed viivad varasid välismaale, samas kui tavakodanikud kannavad majanduskoormat. Paljude iraanlaste arvates tõendab kinnisvara avastamine reetmist. Finantsjärelevalveasutustele tuletab see meelde, kui lihtsalt liigub raha vähese nähtavusega ülemaailmselt. See näitab maailmale, kuidas võim, rikkus ja poliitika liiguvad vaikselt üle piiride, jättes välismaal tühjad häärberid ning kodumaal pered nädalast nädalasse nälga.